Tervitus! Nonii. Ma hakkasin mõtlema, mida ma kõike rääkida tahtsin. Ja samas näen enda tausta ja ma mõtlen, ma iga kord hakkan ühes ja samas kohast videot peaaegu tegema. Kes terasemalt on vaadanud, siis teab seda. Kogu aeg on see maja nurk siin näha. Baba! Täna on nii huvitavad selline tormiline päev. Vahepeal viskab nii kõva selle tuule peale, et koertel on need karvad kõik tagurpidi peas. Rossi kaotas meil patsi ära. Talle meeldib hirmsasti lumi ja see pisikene lumi, mis tuli, pöördas oma patsi ära, aga üsna kodu juures, nii et me leiame selle ülesse. No nii, vaata. Ja külmemaks läheb, seda aktiivsemalt memm kogu aeg taga püsib. Väga kihvt. Teate, täna tulin sellise mõttega. No näed, eile olin teiega, täna olen teiega. No ei saa ilma teieta. Üks põhjuseks on see, et ma üsna vähe kui suhtlen ja räägin lihtsalt niisama kellegagi. Nüüd olete teie jäänud mul siin. Mitte siis jäänud, aga ma ei taha kõigest rääkida, mida ma tean. Lihtsalt niisama pilla-palla laiali. No teate küll, ma ka kunagi olen olnud ikka noorem, siis mul oli seal sõbrannasid, kellega see igasugustest asjadest räägitud. Nüüd on see aeg möödas. Jagage siia, kas teil on ka see faas olnud ja mööda läinud või see faas on ikkagi peal. Sõltub ju kõik väga meie numbritest, mis päeval me sündinud oleme. Mina olen 16, ma olen natukene üldse selline omaette kaak. Ütleme siis niimoodi. Mingi aeg hästi aktiivne suhtleja, mingi aeg hästi selline endasse sulguv. Mitte pahas mõttes, ma räägin siis, kui öelda on. Näed, ma räägin mina. Selline lähenemine mul ka ei meeldi. Aga teate mis? Ma mõtlesin, et räägime täna sellest viimastest päevadest, mis on jäänud see 2025. Et tuletan ikkagi meelde, et see on veel energiaga 9. Mul endal peas ju keerleb kogu aeg. On üks hästi suur asi, millega mina peaksin siin hüvasti jätma ja kuidagi ei saa hüvasti jäetud. Ikka võt on kohe väljakutse. Ja, aga kuidas teil läheb sellega seal? Kas teil on mingisugused asjad, mis on, et nagu peaks, ei tahaks? Ja siis teine asi on see, et nagu õudselt hirmutab. Võt, õpetan kogu aeg teisi, et tead, mida rohkem hirmus on, seda kohe pead nagu umbes mitte vastu vaidlema, aga lihtsalt, et nagu vastu minema sellele nagu vabaks laskma. Ja mis ma ise teen? No, lasen ka vabaks. Ikka siin on mingisugused asjad. Eks me oleme kõik inimesed. Selle kohta ma teangi, ja mitte tean, aga selles suhtes räägitakse, vaata, et ära tee minu tegude järgi, tee minu õpetuste järgi. Et see on küll hea lihtne ütelda. Vot, sellised asjad. Ja tahtsin ühe asjaga uhkustada natukene ikka. Et üks kallis kanali jälgija Inge, tervitused sulle tänu tema õpetustele ja läbi tema tuli siis ka väike jõulukingitus. Tegin ma eile siis oma esimesed, issand, et ma valesti ütle, rukkileivad ja juuretisega. See oli ülimega üllatus, et tuli postiga selline komplekt ja hakkasin nõksu teistmoodi tegema, kui Inge õpetas, aga tehtud ma ta sain, nii et aitäh kaasa elamast õpetuste eest. Oli väga vinge, täna sõime ka ikka mega hea. Minu soomlasest elukaaslane ütles, et liiga tumme leib tema jaoks. No, las ta olla. Vaatasin, me teeme sulle heleda. Siis kuna me ei tohi siis nisu ja otra ja kaera süüa, siis meil on ainult rukki leib. Ja väga hea maitsega tuli. Ja ma olen ikkagi Eesti mees. Ma olen harjunud Eesti maitsetega ja minu meelest oli täiesti minu teema see võrratu leib tuli. Aga siinkohal kommenteerige teie, kes te olete siin aastaid juba leibasid teinud. Mina olen ju alles koolijüts ja esimese sellise asjaga sain hakkama, mille üle mul on nagu väga hea meel. Sain panna mõnusalt seemneid sinna sisse ja ma olen alati imetlenud selliseid naisi, mehi, kes teevad seda leiba ja on jagatud ja räägitud. Ja siis ma mõtlen ka, et ma ei tea, et ma vist ei oska, ma ei saa hakkama nagu kogu aeg siin nagu alahinnanud ennast. Aga mega kihtilt ikkagi välja. Kaua tehtud kaunikene. Nüüd ma sain natukene paar nipi veel juurde Inge käest.
hästi siin korralikult hoidsime nüüst kinni ja siis meie hinge lohutaski, et vahest läheb nii ja vahest läheb naa ja siis mõtled, väga hea, see on minu teema. Mulle väga ei meeldi hästi niimoodi rangelt raamides olla. Profession on minu värk. Jagage oma leivaküpsetuskogemusi, siis meie memmel on midagi juhtunud. Oi. Lonkab seal, midagi on läinud sinna käpa vahel. Vaatame, kas saab hakkama. No vot, jagage siis oma kogemustega, jagage oma retseptidega. Natuke teistsugune video tuleb, las ta tuleb. Aga vaata, ralli. Vaatame, kus me... Oi. Näete, lonkab ja mingi oksakene on läinud, näitab käppa ka, mis seal on. Lähme vaatame kohe, remondime ära, tipukesed remondime ära, selline ongi see koera elu. Ei ole meil lakkumine, vaatame kohe, teeme väikse remondi siin. Hästi see sisse. Vaatame, kas läheb kohe paremaks. Vaatame väike remondikene siin. Käpa vahel on ratsasti midagi. Nii, vaatame. No on nii. Nagu vana mees jätkab matka. Emmest on täitsa ükstaspuha, vaadake. No on nii. Selline tänulikkus. Näete jah, see on nagu inimestega vahest. Aitad, siis keerab selja ja teeb näo, nagu pole sind üldse kunagi tundnudki. No vot, näed, nüüd vaatas korraks taha ka igaks juhuks. Tuled mutt järgi või ei tule või? Tal on 4 vedu sees. Mis tal viga? Läks meelest ära aitaja. Tere! Ootad mind ikka, jah? Aga ta vaatab, et mis sa kuule mutt koperdad seal, tule kiiremini. No vot, sellised naljad siis meil siin korralikult. Nõusalt tuleb täitsa pekki sellistest. No vot, vaata, kuhu ma jõudsin. Leivavärk, jaa. Et jagage, kommenteerige, andke selles suhtes ka kas nüüd nõu, aga pigem kes raatsib, siis jagage oma retseptidega, kuidas teie teete pärmivabalt neid leibasid. Võib-olla pärmivabalt saia isegi, võib-olla pärmivabalt ka mingi koogikesi. Vaat selliseid asju ka, võib-olla keegi ütleb, et kuule jobu, et vaata, seal on mingisugune selline koduleht, nämm või ma ei tea, mis asjad võivad olla. Ma ei ole kursis nende asjadega, seal on kuule kõik sellised pärmivabad värgid. Ma olen selles ka väga tänulikkuse niimoodi teed. Pane see ka, et ma olen selline väga kehva kokkaja. Ma tean selliseid klassikalisi asju ja nendega ma olen saanud päris hästi hakkama. Kui lapsed olid väikesed, siis olid teatud söögid, lapsed olid suuremad, siis olid jälle teised söögid ja siin koolis, kus nad käisid, siis siin oli hästi kihvt, siin oli selline talaus, issand, mitte maatalaus, aga see oli selline, teate, kust poisid pandi õmplema, tüdrukud pandi tegema poistetöösid, sellised puutöösid ja värke ja siis kokkama pandi kõiki koditaloos tundi. Issand, ma mõtlen, mis siis võis olla. Ühesõnaga hea, teate, rollid vahetati ära. Minu meelest väga hea, ma mäletan, meil oli kaneelikuklid iga päev. Klassi läbi, siis olid kaneelikuklid kogu aeg. Siis kui oli noorema poja kord, siis jälle olid kaneelikuklid kogu aeg. Kommenteerige, kuidas teil lastega on. Ma tean, et Eestis on samamoodi, ma olen siin juba 19 aastat siin elanud. Aga Eestis on ka need samad värgid, et ma mäletan ka, et kui meil oli see käsitööklass, käsitöötund, et soki kudumised ja mis asjad seal on, igasugused asjad, siis kuule kogu aeg tahtsid teha seda, mida üskoolis õppisid. Selles suhtes minu meelest on lahe. Tänapäeval on nii palju erinevaid versioone, mida koolis õpitakse, et näed, hakkasid sõrmed külmetama, peab vahetama. Ma vaatan üks naine kappab ringi. Oi, seal on 2 tükki lausa. Vot, siis on üks asi, mis ma veel mõtlesin. Ma saatsin vaadake selle video isikliku aasta kohta, et kõik, kes nüüd on vaadanud, aitäh muidugi, et te olete jaganud seda videot, et te olete ise arvutanud oma neid aastaid. Ja nii nagu ma ütlesin ka videos, mina ise isiklikult, nüüd kui ma olen numeroloogia maailmas siin olnud paar aastat,
siis olen aru saanud, et see energia vahetub ikkagi siis, kui on sinu sünnipäev ja kuu. Ehk siis minul on siis 16 märts, eks ju. Minu elukaaslasel on 13 detsember. Siis see isiklik aastaenergia just vahetubki siis. Ehk siis mul on tulnud ka küsimusi selle kohta. Oota, Rossi, tule siia. Rossi, tule siia, tule. Sorry, need inimesed kõnnivad, jooksevad nüüd sinna. On küsimusi tulnud, et kui nüüd näiteks, ma täitsa lampi praegu panen, kui sünnipäev on 29 detsember, et mis aasta energia siis on, siis sinul nüüd, kellel on 29 detsember 2025 näiteks, eks ju, siis sinul alles nüüd hakkab tööle 2025 energia. Siis nende õpetuste järgi, mis mina olen õppinud. Ja mina ise tajun, et need toimivad kõige paremini. Siis teatud koolkonnas öeldakse, et täpselt 1. jaanuar kõik muutub. Mina isiklikult seda ei usu, sest ma olen üritanud tunnetada nüüd. Minul ei toimi kõik kohe niimoodi pauhtigi. See, mis 1. jaanuaril, ja ikkagi ma ütlen, mitte täpselt 1. jaanuaril niimoodi pauh lööb 0001, vaata, siis ongi niimoodi tara, uus energia. Ei usu seda. Et see ikkagi käib nagu lainetena, vaata, ta tuleb mingisugune, seal võib täiesti olla see vahe mingi kuu enne kuu pärast. Ja siis aktiviseerub meil see üleüldine energia number 1, mis on 2026 ja tuli hobu aasta. Päris vinga, ma olen ise ka hobuse aastal sündinud. Saab selline päris mõnus äksen tulema ülemaailmselt ja kõigi meie elus. Aga see, mida mina soovitan teil, hoidke 10 küünega rohkem kinni sellest oma isiklikust aastaenergiast ja kuulake kas või seda sama videot, ütleme siin võib-olla vahepeal aasta sees ka nüüd see tulevase aasta sees mingites kordades, tuletage lihtsalt endale meelde. Või kui te kuulasite seda, siis kirjutage lihtsalt üles. Te hakkate kohe tajuma, kuidas see kõik toimib. Et näiteks minul on nüüd isiklik aasta, see nüüd vahetub seal märtsis, on number 1. Ma ei mäleta ausalt öeldes, millal ma viimati oleksin nii äksi täis olnud, nii nagu te ütlete, et kuidas mul seda energiat on. No vaat, 1. aasta teeb sellise energia laksu. Ja minu mees on siis energias number 6. Tal õnneks nüüd see vahetub 7 peale ära. Õnneks, miks ma ütlen? No, täiesti sennis vaata elab. Ma ütlen, 04. Mina nagu mingi Terminaator 3 siin jooksen kodus ringi. Ja temal on need täiega chill. Tahaks seda teha. No võt siis mine ja tee. Muidugi suhte selles suhtes, et korras hoidmiseks ikka peab ka käima ja tegema neid asju, aga mul on kogu aeg mingisugune õudne Terminaator 3 mingi projekt peas. Vot, ütleksin siis isegi natukene õnneks, et järgmine aasta läheb number 2 energias. Et läheb natukene võib-olla lihtsamaks, aga selleks ongi vaja 1. aastal, kellel teil nüüd on 1. aasta praegu või on tulemas, siis vot see 9. aasta ka, kui teil on isiklik aasta see 9, siis mina ütleksin, see on nagu mõnes mõttes nagu munkikaka aasta, mõnes mõttes, mis ma mõtlen selle all. Väga palju asju nagu tuleb selgeks, mingid asjad, väga paljud asjad jäävad selja taha. Ja selline nagu kurbus, igatsus, arusaamatus. Aga teate, siis kui tuleb see number 1 aasta, siis nagu kõik hakkab selgeks saama. Et selline ülemineku aasta on 9-st 1-ni. Ja mis ülemaailmselt ka praegu ju toimub, kui te mõtlete ja vaatate kõike, mis poliitikas toimub. Mina ennast väga kursis ei pea, aga ikka ma kuulan. Et see ongi huvitav. Ise loodan, et ma olen hästi positiivne. Loodan, et kõik läheb heas suunas. Aga tuline hobuse aasta number 1. Tegelikult teate, mis on ju lõppkokkuvõttes mitte ainult puhas 1. Kui nüüd lähme natukene süvemamaalt. Vaatan, et tüdrukud oleksid kõik olemas. Sinna numeroloogiasse siis. Käed külmetavad. Ja tatt on ninas. No vot. Lähme siis natuke süvenumalt sinna sisse, siis see on number 10. Siis number 10 on selline, teate, mis ma olen nullide kohta öelnud, 0 võimendab.
seda number 1, kui inimene võtab selle ette ja positiivses plaanis hakkab oma asja strateegiliselt looma, oma eesmärke looma ja hakkab sinnapoole minema, siis ülemaailmses energia saate üleüldse, siis universum aitab täiega. Aga kui ta hakkab mingit jama ajama ja negatiivselt mingit struktuuri üles ajama, noh, mis ma ütlen, no hästi sinna tüüpiline on need vingukotid, kes tahavad teistele kaikad kodarasse lükata ja nii edasi, iseendal elu ei ole, siis see 0 tõmbab täiega nagu koti pähe ka talle. Ja noh, poliitilises mastaabis ka samamoodi, kui nüüd riigid tahavad head üksteisele kokkuleppeid teha, siis 0 annab nendele väga tugeva poweri seal taga, et kõik õnnestub ja kõik läheb täpselt nii, nagu peab. 10 on tegelikult universumi tugi. Et kui elame nõksukene nagu põhjalikumaks. No, memme taga. Kõik on olemas. Mul on siin nagu mingi 3-suunaline navigaator. Kogu aeg vaatame, et kõik toimib. No vot, teate siis, nii ongi. Ja kui te mõtlete nüüd 9 aastat tagasi, on ju, mis energia teil oli seesama, pidi olema enda isiklike aasta energia, siis mõelge, milline teie olukord siis oli. Hästi palju saab sealt nagu copy-paste'i võtta. Kuid nii nagu ma videos ütlesin, te olete nüüd 9 aastat vanemad. Teil on rohkem kogemust. Te teate, mida te tahate, mida te ei taha. Kasutage seda oma elu tarkust. Muidugi igal ühel meil tuleb ta erinevalt. Sõltub jälle ju elustiilist väga palju. Ai, kui ilusti kõnnib. Üldse pole mingit muret, et kuskil käpa vahel midagi on. No vot, saingi kõik räägitud. Rossil on üks oks on sabas kinni. Ta kõnnib päris hästi. Rossi on selline huvitav tüdruk meil. Ta on hästi argloomu poolest. Sündin siis 11.11. Ma rääkisin korra videos ka. Rossi, no tere. Tal on oks sabas. Nii, see oks on sabas. Nii, me peame minema patsi otsima. Meil on patsi kummi. See on kodu juures meil. Võt. Ma ei tea, miks ma seda praegu ütlesin, aga need, kellel on number 2 aasta tulemas, siis on tegelikult hästi palju suhtlust ja hästi palju suhtlust ja diplomaatilisust ja arutelusi ja nii edasi. Õigeid otsuseid tegema ja ennast mitte alahindama ja päris mega on tegelikult, teate, mis ma olen nii tänulik, et olete siin nii kaua olnud nende kanalite peal, jah, selle kanali peal ja vaadanud neid videoid. Sellepärast teate, see, et kes ei ole endale analüüsi tellinud, see ei ole kohustus üldse. Sellepärast, et kui sa oled väga nutikas, siis ma jagan siin kanali peal tegelikult nii palju informatsiooni. Ja teie kõik, kes te olete juba saanud endale kas suulise või kirjaliku versiooni, siis te saate siit veel juurde. Nii nagu ma olen teile öelnud ka, siis need suulistel eriti, et ma arenen kogu aeg, seepärast, et ma võtan aeg-ajalt ja issand, soome keeles on see säänuliselt sellised lisakursusi, mis meil, ma olen kooliprogrammis ikka kogu aeg sees ja meil antakse jälle mingisuguseid uusi nagu neid, mitte suundasid, aga igast asjast kogu aeg nagu süvenenumalt läheneme erinevatest nurkadest sinna numeroloogias, siis on nii mega huvitav. Nii kui ma ütlen, et see läheb kogu aeg ainult põnevamaks. Ehk siis teie, kes te olete saanud ka need analüüsid, siis kogu aeg kõrvad kikis ikka kuulake, sellepärast et tuleb hästi huvitavaid asju minule endale ju ka. Ja ma ei saa mitte vakka olla, et kõik, mis ma saan välja rääkida, ma räägin välja ikka. Sellepärast, et teate mis, et ma tahan, et me kõik saaksime eelkõige iseendast aru ja siis saaksime paremini ka aru oma lähedastest ja siis ka sellest, miks keegi just niimoodi käitub. Et täitsa nagu heas mõttes, sellepärast, et nii palju on neid suhteid, neid olukordi, kus me nagu jooksime kogu aeg vastu seina või vastu puud. Et elu on chill. Elu peakski selline olema nagu porgand. On ju, Rossi? Pats peast ära täitsa korratu. No võt. Et see on minu eesmärk selle kanaliga, et lihtsalt me saaksime aru, mõnusam, et chillim see värk. Vaat, me õpime kogu elu. Nüüd hakkame jälle koju jõudma. Näete, kui huvitav. Meil on navigaator siht teada täpselt. No nii, emps ära pidurda. Liigub.
Läheb ilusti jala. Teere ja peale aevastab ka. Vot niimoodi, nalja nabani. Kuulge, tšauki-pauki. Täna peaks pühapäev olema, on ju. Kas teil on ka päevad sassis? Mul on igastahes. Jaa, aga nüüd oli palju siin videos, nii et jagage kogemusi leiva tegemisest, oma aastast võite jagada. Ja nii ongi. Retsepte näiteks, kus kohas leiab pärmivabasid. Ja nii edasi. Vot niimoodi. Tšauki-tšau. Vahvad päeva teile.